Kujutle, et sööstaksid mööda mürgavaid kärestikke, kõrgeid jugasid ja ohtlikke kanjoneid, ainsaks abiks sinu oskused ja kõrgtehnoloogiline plast. Ekstreemsüstasõit viib inimvõimete ja julguse piirile, kuid see pole ilma ohtudeta. Alates keeristest ja palkidest kuni kõige hullemate õudusunenägudeni, mida võid ette kujutada vee all varitsemas. Pane end valmis, sest me rändame läbi 4 kõige hullemate ekstreemsüstasõidu juhtumite, südant seisma panevate hetkede inimkonna ajaloos. Hoiatus, järgnev sisu võib mõjuda häirivalt. 2011 aasta 7. augustil sõitsid Alan Satcher ja mituteist süstasõitjat Cherry Creeki mööda alla Stanislausi rahvusmetsas Californias. See, mis pidi olema lõbus matk mööda jõge, oli kohe muutumas õudusunenäoks, mis muudab nende elu igaveseks. Kui sa arvasid, et süstaga sõitmine on rahulik teekond mööda voolavat jõge, siis mõtle uuesti. Ettearvamatud hoovused, ootamatud tormid ja veealused ohud nagu palgid ja kivid võivad muuta sinu põneva seikluse ellujäämisvõitluseks. Ja see ei hõlma veel isegi kiiresti voolavaid pööriseid. Ühte neist kinnijäämine võib olla surmaotsus. Isegi osavad süstasõitjad võivad sattuda pööristesse, kust pole võimalik välja pääseda. Ja 28-aastane Alan Satcher oli osav süstasõitja. Ta oli pärit Portlandist ja armastas teistele kärestikku süstasõitu õpetada. Tema sõnul tutvustas see spordiala mulle eluaegseid sõpru ja õpetas mulle endast rohkem kui miski muu, mida ma kunagi teinud olen. See viib mind teistes riikides turistikohtadest kaugele eemale ja maa kõige salajasematesse paikadesse, aidates mul samal ajal inimesena tagasihoidlikuks jääda. See konkreetne süstamatk oli mitu aastat ettevalmistamisel. Alan ja üks tema sõpradest rääkisid alati Upper Cherryst, kui nad koos aerutasid. Upper Cherry Creek on 3-päevane ekspeditsioon, mis on täis suuri jugasid ja pikki kiireid graniidist veeliuge. See oli nagu maagiline paik, mida nad ei jõudnud ära oodata, et avastada. Aga nende plaanid Cherry Creeki läbimiseks kippusid alati lagunema. Alani reis tühistati viimasel hetkel ja tema sõber sai vigastada. Nii et nende esimene seiklus pidi ootama. Järgmisel korral, kui nad reisi planeerisid, vigastas üks neist oma põlve ja Alan sai ribide vigastuse. Tundus, et Upper Cherry jääb jälle kättesaamatuks. Võib-olla oleksid nad pidanud seda hoiatusena võtma. Aga lõpuks, pärast nädalaid planeerimist, töölt vabaks võtmist ja veetasemete jälgimist, olid nad valmis. Nende meeskond oli raudkindel. Alan, Greg Spicer, Zach Lenoir ja veel üks sõber olid valmis minema. Zach ja Greg olid Upper Cherrys mitu korda käinud, mis andis Alanile nendes tundmatutes vetes veidi enesekindlust. Alan oli kogenud ja vilunud süstamatkaja, keda tunti tema põhjaliku planeerimise ja ettevaatlikkuse poolest vees. Ta ei olnud riskialdis inimene ning tal polnud põhjust arvata, et see reis erineks teistest. Kui nad jõudsid raja algusesse, tekkis nende sõbral Zachil seljakotiga probleem. Pärast mitmetunnist parandamist pidi ta loobuma. Aga nad kohtusid Nick Murphyga, karmi süstamatkajaga Tennessee'st, kes oli oma reisi kõhuhaiguse tõttu vahele jätnud, nii et nad kutsusid ta oma gruppi liituma. Sellel õhtul matkasid nad umbes 2 tundi. Läbinud 3 miili, lõid nad laagri kaunil harjal, kust avanes vaade Cherry järvele. Järgmisel hommikul läbisid nad ülejäänud 9 miili kuni jõeni. Väljend put in tähendab lihtsalt seda konkreetset kohta vees, kuhu sa oma süsta vette paned. Alan juhtis suurema osa teest ja nad jõudsid sinna enne keskpäeva. Nad kohtusid teiste gruppidega, tegid uinakuid ja siis sõid lõunat. Nad ei suutnud vastu panna telkimisele imelises kohas graniitmaailmas ja Chris püüdis isegi õhtusöögiks vikerforell. Järgmisel päeval alustasid nad varakult jõel, et vältida kuumust. Nad liikusid läbi liuradade ja kiviaedade ning navigeerisid ümber hirmuäratava kärestikku nimega Lääneranniku gorilla. Kui nad aerutasid läbi järgmiste kärestike, said nad väikese ehmatuse kohas nimega Topeltauk, kus Nick kukkus kummuli ja pidi ujuma turvalisse kohta. Väsinuna juhtunust ja tänulikuna, et kõik olid korras, otsustasid nad varakult laagri üles panna kohas nimega Jugalle kohal. Sel ööl vaatasid nad, kuidas teised aerutajad jugadest läbi sõitsid. Nad plaanisid järgmisel päeval sama teha. Kui homnik saabus, olid nad kõik elevil veel 1 päeva pärast vee peal, kus ootas neid adrenaliin ja palju lõbu. Nad ei teadnud, et päikeseloojanguks pole üks neist enam elus.
Sel päeval seisid nad jõe kaldal ja vaatasid, kuidas nende sõber sõitis läbi esimese kärestiku. Tema edu nähes said nad ise ka indu juurde, et oma sõit ette võtta. Alan pani oma süsta vette ja läks teele. Aga peaaegu ilma igasuguse hoiatuseta tabas katastroof. Alan navigeeris vett oma tavapärase osavusega, kui ühel südant peataval hetkel jäi tema süst keerisesse kinni. Nagu üks pealtnägija hiljem teatas, paiskus ta Waterfall Alley põhjas juhuslikku väikesesse tagasivoolu taskusse. Kui jääd keerisesse, peaksid esimesena proovima sellest tugevalt aerutades välja pääseda. Aga kui keeris on liiga tugev, pead kajakist välja ronima, ujuma jõe põhja ja leidma voolude vahel tühimikku. Seda kõike samal ajal, kui oled kinni selles hullumeelses veekeerises, mis üritab sind vee alla suruda. Selles raskes olukorras olles hüppas Alan kajakist välja, maandus jõkke ja võitles kõvasti voolude vastu. Tema sõprade sõnul üritas ta nii palju, kui suutis välja ujuda, kuid taskukeerise jõud oli liiga tugev. See tõmbas ta vee alla. Ainult tema käsi jäi vee peale, haarates millegi järele, mis võiks teda päästa. Kõik grupis hüppasid kohe tegutsema, visates köis ja Alani välja sirutatud käe poole. Üks tema sõpradest kommenteeris. Me proovisime visata köisi paatidest, kaljudelt, ülevalt ja väikeselt kivilt, mis oli lihtsalt natuke liiga kaugel allavoolu. Vähemalt korra jäi meil temast puudu vähem kui 2 jala võrra. Aga raevukas vesi sai temast võitu ja ta kadus vee alla. Tema käsi libises aedlaselt eemale. Ta oli voolus kadunud üle 3 minuti. Tema sõbrad jälgisid paaniliselt vett minutitel, mis tundusid tundidena. Alan Sutcher paisati lõpuks teadvusetuna keerisest välja. Greg ja Chris tõmbasid ta välja ja alustasid kohe elustamist. Huulimata nende parimatest pingutustest oli juba liiga hilja. Nick aktiveeris raadiosaatja, et kutsuda helikopteri. Nad töötasid koos, et tõmmata Alan kuristikust välja. Kui helikopter saabus, aitasid nad Alanil ja tema varustusel peale minna. Piloot ja meedik olid professionaalsed ja mõistvad, kui nad viisid Alani viimast korda eemale veest, mida ta armastas. Nad suundusid tagasi oma autode juurde, jagasid pisarais kallistusi ja läksid koju. See on esimene 4 kõige hullemast ekstreemkajakisõidu juhtumist inimkonna ajaloos. Kuid 4 on kaugelt kõige hullem. Selles järgmises loos ütles üks väljatoomismeeskonna liikmetest, leitnant Kevin Kammerling, et see oli kõige raskem päästeoperatsioon, mida ma olen oma 25-aastase karjääri jooksul näinud. Siia on William Hawksey, mees, kes on sündinud seikluste ja looduse jaoks. Koolis käies oli ta väga aktiivne kergejõustikus, näiteringis ja lõpetas isegi tuletõrje akadeemia. Pärast keskkooli läks ta Feather Riveri College'isse, kus ta võttis tunde ja osales vabaõhu rekreatsiooni juhtimisprogrammis. Endakas Will Hawksey oli millegi poolest eriline. Ta oli suurepärane muusik ja laulukirjutaja. Ta oli samuti pühendunud looduskaitsele. Ta töötas Plumase maakonna Resource Conservation Districtis. Will kuulus jõgesid armastavasse perekonda. Ta alustas kärestikusõidu giidina ja sai peagi tipptasemel süstasõitjaks. Tema lemmikjõgi oli Trinity Põhja-Californias. Aga ta reisis kaugele ja laialt. Oregon, Idaho, Põhja-Carolina, Utah, Virginia, Chile ja paljud teised kohad, ainult selleks, et uurida nende jõgesid. Ta töötas sageli tugisüstajana ja veetis palju päevi aerutades koos oma venna Benniga. Neid tunti kui Hawksey poisid ja nad olid päris kuulsad kärestiku-kajaki kogukonnas. Will osales paljudel kärestiku-kajaki-festivalidel ja võistlustel. Ta oli samuti koolitatud kiirevee-päästes, kajakiõpetuses ja esmaabis looduses. 2021 aastal viibis Will koos väikese sõprade grupiga Big Flatsis, aidates linna kaitsta, kui monumentaalne tulekahju sellest läbi põles. Willi on kirjeldatud kui isedut, armastavat ja suuremat kui eluinimest. Seiklusliku vaimuga inimene, kes oli alati paljajalu ja alati naeratas nii, et see tegi kõik teised paremaks. See sai hävitava lõpu. 14. juunil 2023 kõik algas Sierra Nevada lõunaotsas, Kearney jõe ääres. Kearney jõgi möirgab kiirusega 4800 kuupjalga sekundis. Sel päeval otsustas 5-liikmeline kogenud süstamatkajate grupp, kuhu kuulus ka Will, võtta ette keerulise 4. raskusastmega Ant Canyoni Johnsondale'i silla alla.
Nad teadsid, et vesi on kõrge, kuid olid valmis väljakutse vastu võtma. Kui sa ei ole tuttav vee turvalisuse klassisüsteemiga, siis esimene klass on kõige lihtsam. Nendel kärestikel on väikesed lained ja õrnad hoovused. Need on nagu aeglaselt voolav jõgi ja on algajatele väga ohutud. Teise klassi kärestikel on veidi rohkem laineid ja mõned väikesed kivid. Vesi liigub veidi kiiremini, kuid on siiski sobilik algajatele, kellel on mõned põhioskused. Kolmanda klassi kärestikel on suuremad lained ja rohkem kive. Vesi liigub kiiresti ja sa pead võib-olla oma paati hoolikalt juhtima. Need on veidi põnevamad ja nõuavad natuke kogemust. Neljanda klassi vesi, nagu see, millega Will kohe silmitsi seisab, on väga suurte lainete, tugevate hoovuste ja paljude kividega. Vesi liigub väga kiiresti ja ohutuks navigeerimiseks on vaja häid oskusi. Need on põnevad ja väljakutsuvad. Ja viies klass on ainult ekspertidele. Nendel kärestikel on tohutud lained, väga tugevad hoovused ja palju ohtlikke kive. Vesi on äärmiselt kiire ning ainult ekspertaerutajad peaksid neid proovima. Need on väga intensiivsed ja riskantsed. Esimese suure languse, 4. klassi Bombay kärestiku põhjas, suunas jõgi väikesele saarele jõe keskel. Sageli on süstaga sõites väga raske leida selget liini, mis viiks sind mööda kividest või muudest jõel hõljuvatest takistustest. Ja mida kiirem on vool, seda kiirem peab olema sinu reaktsioon, kui märkad ees takistusi. Will, kõigest 26-aastane, sõitis süstaga võsa poole, kui märkas selle ümber näiliselt vaba läbipääsu. Ta reageeris kohe, aerutades oma uue nähtavuse suunas. Aga äkitselt tabas ta vee all peidus olnud palki, mis ulatus pinnale. Instinktiivselt üritas ta end toetada, kuid palk surus jõuliselt tema süsta vastu. See keeras tema süsta külili ja lõksus ta nii, et pea jäi vaevu vee kohale. Jõe jõud surus tema paadi kinni, kuigi see oli kaasaegne ojatüüpi süst, mis oli eriti vastupidav kinni kiilumisele. Asja hullemaks tegid mitmed oksad, mis ümbritsesid tema keha ja muutsid ta selles kohutavas olukorras veelgi rohkem lõksu. Tavaliselt sellises olukorras roniksid sa oma süstast välja ja ujuksid turvaliselt kaldale. Kuid kuna palk kiilus tema süsta kinni ja oksad surusid teda alla, oli ta täiesti lõksus. Willi sõber tormas talle appi, püüdes meeleheitlikult teda sellest surmavast olukorrast välja saada. Aga see koht oli raskesti ligipääsetav. Jõe keskel asuv üleujutatud saar tegi ligipääsu raskeks. Willi oli teadvusel, kui nad temani jõudsid, ja nad võitlesid, et hoida tema pea vee kohal. Nad kasutasid köisi ja kogu oma jõudu, et teda vabastada, kuid tormine vesi oli liiga võimas. Pärast 90 minutit südantlõhestavat pingutust pidid nad abi kutsuma. Ja samal ajal tõusis jõgi üha kõrgemale. Lõpuks jõudis see 10 000 kuupjalani sekundis, muutes ohutu kättesaamise võimatuks. Will Hoaxie, osav 26-aastane süstamatkaja, hukkus 14. juunil, olles abitult lõksus ajalooliselt kõrgetes voogudes ülemisel Kerni jõel. Mis teeb selle traagilise loo veelgi hullemaks, on see, et vee jõud hoidis Willi paati ja tema keha paigal üle kuu aja. Aselieutenant Kevin Camerling ütles, et nad said õnnetusest teada 14. juuni õhtul kell 5. Kui vooluhulk oli 5000 kuupjalga sekundis, ei saanud nad tema süstale ligi. Nad proovisid järgmisel päeval ja ka ülejärgmisel päeval, kuid polnud ohutut viisi temani jõudmiseks. Järgmistel päevadel muutusid voolud veelgi tugevamaks. Nad ootasid ja paigutasid abisheriffid jõe kohal olevale teele, hoides neid koha peal ööpäevaringselt. Juunikuu viimasel nädalal, kui vooluhulk oli langenud umbes 4500 kuupjalani, alustasid nad päästeoperatsiooni. Nad tõmbasid üle jõe köie ja kasutasid seda, et päästepaat Willi poole aeglaselt edasi liigutada. Kuid kärestik pööras paadi kiiresti külili, ähvardades selle vee alla tõmmata. Nad suutsid end vabastada ja jõudsid tagasi ohutusse kohta. Kui vee vooluhulk langes alla 3000 kuupjala sekundis, proovisid nad uuesti. Tema süst oli vee jõu tõttu 2 murdunud. Lõpuks see neil õnnestus. Will Hoaxie tuli paadiperekonnast ja kasvas üles süstaga sõites oma kodujõel, Trinityl. Tema perekond keeldus intervjuust. Nad teadsid, et ta tegi kõike õigesti. See oli lihtsalt õnnetu juhus. Kuna pikk tööpäevade nädalavahetus oli lähenemas, paluti külastajatel jõest eemale hoida palun. Sel aastal nõudis Kerni jõgi 8 elu.
Kui oled süstasõidu fänn, oled tõenäoliselt kuulnud Bren Ortonist. See 29-aastane mees oli üks andekamaid süstaspordi professionaale. Tema YouTube'i kanal Sanders sisaldab pööraseid kaadreid kõigist tema reisidest üle maailma. Alates Norrast kuni Aafrikani, Californiast ja Euroopani. Orton on sigelnud läbi enamiku maa lopsakatest kärestikualadest. Ortonil oli enne profikajagaks saamist palju erinevaid juhutöid. Ta proovis kätt nii kõnekeskuse töötajana kui ka ehitusplatsi töömehena. Ta osales isegi meditsiinilistes katsetes, et rahastada oma reise. See kogemus oli tema sõnul kahtlane. Aga kõige veidram aeg tema elus oli siis, kui ta oli hauakaevaja. Ja, sa kuulsid õigesti, päris hauakaevaja. Ta oli selgelt mees, kes oli valmis tegema ükskõik mida, et ots otsaga kokku tulla ja järgida oma armastust süstasõidu vastu. Orton naljatas enne seda, kui ta hakkas süstasõidu eest raha saama. Ma arvan, olen peaaegu kõiki võimalikke töinud. Aga kui ta sai võimaluse süstamehena, hakkas Orton rekordeid purustama. Aga ta ei purustanud ainult rekordeid. Ta murdis ka oma selja. 2018. aastal sõitis ta süstaga alla ühest Kanada joast. Püüdes läbida 100 jala kõrgust Aleksandra Juga loodealadel, lõi Orton end jõuliselt vette, murdes nii oma selja kui ka näo. Põrge lõi ta teadvusetuks ja tema kaaslased pidid ta päästma. Õnneks tõmbasid nad ta õigel ajal veest välja, kuid ta jätkas siiski vigastusest hoolimata, teadmata, et tema selg oli murdunud. Sain paar tugevat lööki ja mul tekkis kompressioonmurd. Püüdsin valust hoolimata edasi tegutseda, arvates, et see on lihasvalu. Aga mõne nädala pärast ei suutnud ma enam voodistki tõusta. Umbes 4 nädalat hiljem olin ma juba tagasi süstaga sõitmas. Aga möödus 8 nädalat enne, kui ma jälle jugadest alla sõitsin. Ja see ei olnud arsti soovitusel. Orton püstitas kajakisõidu maailmas märkimisväärse rekordi. Ta sooritas Briti süstasõitjatest kõrgeima laskumise. 2018. aastal läbis ta edukalt Mehhikos asuva Big Banana joa. See on tohutu juga, mille kõrgus on 128 jalga. See laskumine oli tol ajal süstaga tehtud kõigi aegade teine kõrgeim joalt laskumine. Big Banana juga pakub ainulaadset väljakutset. See nõuab süstameestelt laskumist köiega, mis oli Ortonile eriti hirmutav tehnika. Vaatamata oma hirmule köiega laskumise ees, suutis Orton laskumise siiski lõpule viia. Ta kirjeldas Allossas saadud lööki kui tohutut. Ortoni rekordiline saavutus Big Banana juga juures paistab tema seikluslikus karjääris silma. Ta avaldas soovi proovida maailmarekordit ületada, mis püstitati Palouse joal Washingtonis, USAs, kõrgusega 198 jalga. Orton plaanis seda tulevikus proovida, soovides kas rekordit korrata või ületada, sõltuvalt tingimustest nagu veetase ja ilm. Kuid tal ei saanud enam kunagi võimalust uut rekordit purustada. 16. mail 2024 läks Orton koos rühma süstamatkajatega teele. Nad liikusid mööda Šveitsis asuvat Moolesa jõge, mis on tuntud oma järskude 5. raskusastmega kärestike poolest. Nagu me varem rääkisime, on 5. raskusaste kõige raskem kärestikuklass, kus on pikad, takistustega või ägedad kärestikud, mis seavad aerutaja suuremasse ohtu. Seega on need mõeldud ainult professionaalidele. Teekond kulges ootuspäraselt, kuni Bren Orton seisis silmitsi kujuteldamatu väljakutsega. Ta jäi kinni ohtlikku pöörlevasse veekeerisesse. See on hüdrauliline veekeeris, mis lõksustab ja keerutab vett, tekitades keerise sarnase efekti. Nagu nägime Alan Satcheri puhul, võib see nähtus olla väga ohtlik, lõksustades isegi kõige kogenumaid süstamatkajaid. Ticino piirkonna jõed, nagu kuulus Verzaska, on tuntud oma ilu ja järskude kristallselgete vete poolest, mis meelitavad ligi kogenud paadimatkajaid. Kuid kõrge veetaseme korral võivad need jõed moodustada surmavaid auke, mida on raske vältida. Sel päeval navigeerisid Bren ja tema sõbrad keerulistel kärestikel, kui ta jäi lõksu ühte neist salakavalatest hüdraulilistest aukudest. Ta tõmmati kiiresti vee alla, peaaegu ilma võimaluseta pääseda. Vaatamata sõprade kohesele päästeüritusele vajus Orton veehaardes põhja ega tulnud enam pinnale. Otsingud tema leidmiseks olid väsimatud. Nii kohalikud võimud kui ka sõbrad kammisid väsimatult jõge ja ümbritsevaid alasid. Selles etapis loeti Bren kadunuks. 2 nädalat toitis lootus ja meeleheide ulatuslikke otsinguid. Lõpuks saabus lõplik selgus südantlõhestava tööga. 24. aasta 30. mail
leiti Bren Ortoni surnukeha Maggiore järvest, kohe üle piiri Itaalias. Tema kadumine ja sellele järgnenud surnukeha leidmine heitsid sügava varju kogu süstasõidu kogukonnale. Nad olid lootnud imele. Päeval, mil Breni surnukeha leiti, andis kohalik paadimees võimudele teada, kui märkas vees midagi. Ticino politsei kinnitas hiljem selle kurva uudise avalduses. Veidi enne kella, 11 päeval Locarnos, leiti Lago Maggiore vetest mehe elutu keha, kes kadus 16. mail, kui ta sõitis süstaga Molesas. See leid lõpetas otsingud, kuid jättis kogukonna leinama armastatud inimest ja süstasõidu legendi, kelle pärand jätkab teiste inspireerimist. Esimeses 3 juhtumis puutusid süstamatkajad kokku keeriste ja varjatud objektidega jões, mis maksid neile elu. Aga selles loos seisis Johannes Hendrik Hendrik Kootse oma elu viimastel sekunditel silmitsi uskumatu õudusunenäoga. 32-aastane mees oli 5 jala ja 11 tolli pikkune, tugeva kehaehitusega ning taanduva juuksepiiriga, mille ta oli paljaks raseerinud. Ta oli endine Lõuna-Aafrika kaitsejõudude meedik ja tööline hiiglane kärestikujõgede avastamise maailmas. Henry sai kuulsaks aastal 2004, kui ta juhtis tähelepanuväärset allikast mereni ekspeditsiooni. See toimus Niiluse jõel, järgides John Goddardi varasema teekonna rada. See ambitsioonikas ekspeditsioon algas 17. jaanuaril Ugandas asuvast Victoria järvest ja jõudis 25. märtsiks Hartumi. Meeskond jätkas oma teekonda ja jõudis 21 mail Rosettas Vahemere äärde. Ekspeditsiooni eesmärk oli tõsta esile humanitaarküsimusi selles piirkonnas. Vastuseks väidetele, et nende teekond ei alanud Niiluse tõelisest allikast, alustasid Kootse ja tema meeskond 2005 aasta aprillis lisareisi Kagerast Victoria järveni. See lisas algsele 463 miilile, mis läbiti 2004. aastal veel 466 miili. Henry ema, Marie Neiman, ütleb, et tema poeg oli alati kartmatu ja armastas tähelepanu saada. Ta sündis 1975 aastal ühes väikeses linnas Lõuna-Aafrika Loode provintsis. Henry oli 2 aastat noorem kui tema õde Charlene. Kui ta oli 7. klassis, nägi ta oma vanusest noorem välja ja pidi tegelema lööbega, kuid ta kinnitas julgelt oma foto kooli teadete tahvlile. Selle kõrval oli märkus, millel seisis "Otsin tüdrukuid". Kõik tüdrukud vanuses 10–14. Tema nägu oli täis vistrikke, meenutab tema ema. See polnud just parim pilt. Henry isa, Hank, oli major ja luureohvitser Lõuna-Aafrika eriüksustes. Nad elasid Oshakatis, Lõuna-Aafrika piirisõja ajal. Nad sattusid kord Angola vägede suurtüki tule alla, keda toetasid Nõukogude Liidu väed. Mälestuste raamatus, mida ta kunagi ei avaldanud, kirjutas Henry nende rünnakute ajal tundud põnevusest. Kui pommid hakkasid langema, roomasin voodi alla, nagu mulle oli öeldud. Aga salaja mulle see meeldis. See tundus nagu seiklus, just nagu mu isa jaoks sõjas võitlemine. On selge, et Hendrel oli soov elada elu piiril, aga kui kaugele see soov teda viib? Tema sisenemine süstasõidu maailma toimus pärast seda, kui ta oli 21-aastaselt lahkunud Lõuna-Aafrika kaitseväest. Lõuna-aafriklane Peter Meredith oli just alustanud safari par excellence'i raftingujuhina 1997. aastal, kui Henry värskelt pärast aastat armees saabus seiklusi otsima. Sõber tuli minu juurde ja ütles, ma just kohtasin ühte ägedat kutti. Sa peaksid tulema temaga kohtuma, ütleb Meredith. Võtame ta kaasa ja teeme päikeseloojangu joogi kuristiku serval. Henry, kes sai tööle operatsioonijuhina helikopterite ekskursioonifirmas kohe pärast Zambezi äärde saabumist, kiirgas nakkavat energiat. Ta kuulas ja rääkis selgelt, kaasates täielikult Meredith'i, kes oli samuti sõjaväes teeninud. Tema juures oli mingi intensiivsus, ütleb Meredith. Enesekindlus sääras tema silmades. Meredith pakkus talle kohe tööd, hoolimata sellest, et Henry polnud kunagi elus jõel olnud. Üldiselt ei palgata kedagi 5. klassi jõegiidiks enne, kui tal on vähemalt 5 aastat giidikogemust. Meredith'i ülemus tuli veenda, kuid lõpuks nõustus ta.
Kuu aega hiljem andis Henry klientidele käsklusi ühel maailma kõige keerulisemal kommertsparvetamise jõelõigul. See oli nagu astuda Everesti baaslaagrisse, ilma et oleksid kunagi kassidega kõndinud ja juhatada inimesi tippu. Aga ükski sellest enesekindlusest ega oskustest ei oleks Henryt ette valmistanud kohtumiseks oma elu viimasel süstamatkal. 2010. aasta 7. detsembril, kui ta oli Kongo Lukuga jõel, sõudis Henry Kootse koos ameeriklaste Ben Stooksbury ja Chris Corbulickiga. See lõik on kurikuulus mitte ainult oma reeturlike kärestike, vaid ka rohkete krokodillide ja jõehobude poolest. Ekspeditsiooni uudiseid jagati internetis. Stooksbury teate saadi 29. novembril. Ta lõpetas. Vaid mõne tunni pärast läheme kaubalaevale ja ületame 270 miili. Alla ja üle Tanganyika järve, läbi Tansaania ning selle hiiglasliku järve ainsa väljavoolu juurde Kalami, KRD-s, mis on Lukuga jõe algus. Meeskonna viimane spot-sõnumi edastus oli 5. detsembril, mis näitas, et kõik oli korras. Varesemas 1. novembril saadetud teates tsiteeris Stooksbury Henryt. Tal oli võrreldamatu kogemus Aafrika ohtliku veeelustiku vahel navigeerimisel. Henry ütles, hoia eemale keeristest, eriti väikestest, sest seal on 3-tonnised jõehobud, kes võivad su pooleks hammustada. Hoia kaldast eemale, sest krokodillid päevitavad ja võivad sind lõunaks himustada. Põhimõtteliselt püsi minu lähedal ja järgi minu eeskuju. Küsimusi? Jõe suudmes elab krokodill nimega Gustav, kes on iidne ja hästi toidetud inimesesööja. Kui sa oled selle ekspeditsiooni järgmise nädala pärast sama mures kui meie, siis võta Henry nõu kuulda ja järgi reeglit number 3. Mis iganes juhtub, ära satu paanikasse. See sõnum lisas sündmustele, mis hakkasid hargnema kõheda tausta. Nad olid 120 miili allavoolu kohast, kus Lukuga jõgi voolab välja Tanganyika järvest. Olles just vallutanud selle lõigu, mida eksperdid nimetasid läbimatuks, liikusid nad nüüd rahulikult läbi 100 miili vaikset vett, enne kui Kongo jõgi neid ees ootas. Aga oht varitses ja nad teadsid seda. Luud krokodillidest nendes piirkondades olid teinud nad väga valvsaks, nii et nad aerutasid tihedas formatsioonis üksteise lähedal. Corbulic mäletab seda hetke elavalt. Jõe kallastel kasvas tihe elevandirohi ja meie aerutasime tugevalt keset voolu. Hoidisin Henryl hoolikalt silma peal. Ta oli vaid mõne jala kaugusel minu paremalt. Ben oli tema ees vasakul. Heitsin korraks pilgu kõrvale, et meie joondumist kontrollida. Ja kui tagasi vaatasin, oli krokodill juba tema poole sööstmas. Kuulsin, kuidas ta midagi ütles vahetult enne, kui ta vee alla tõmmati. See juhtus nii kiiresti, et tema süst oli peaaegu vee alla kadunud. Toimus võitlus, kuid varsti lakkas kogu liikumine. Stooksbury mälestus kummitab samuti. Kui ma kuulsin Henryt karjumas, jumal küll, krokodilli lõuad sulgusid tema ümber, tohutud, sama laiad kui tema rindkere. Jahmatas main. Pärast mõneminutilist ootamist, ilma et oleks olnud märki Henryst, tema paadist või krokodillist, teadsime, et peame sealt lahkuma. Jõudsime umbes miili allavoolu asuvasse külla ja palusime abi kohalike käest. Just siis märkasime, kuidas Henry süst triivis mööda. Jooksime sellele järele, lootuses mingitki märki leida, aga ei olnud midagi. Hoolimata pingutustest koos külainimestega otsinguid korraldada, jäid nad endale kindlaks. See krokodill oli nende kogukonnast juba 9 elu võtnud. Tragöödia kajas läbi küla, kus isegi kõige väiksemad Henry varustuse jäänused jäid leidmata. See oli sünge meeldetuletus looduse toorest jõust ja vetest, mida nad julgesid läbida. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos. Ole julge ja ela vapralt.